Tervist, mina olen Illar Kohvinavalt ja täna on laupäev, 31. oktoober aastal 2020. Ilm on ilus, täitsa ilus kollane, looduse värvid ja minulgi on seljas sükene kollane. Aga ma tahaks täna tutvustada teile Õhtulehte, sest tänase Õhtulehe esikaanel on selline pealkiri, et kas Salma leiab endale uue austaja, millal tuleb ekraanile Lepikus Salme, Kanne Veskimägi sarjas kaasa teha ja kõik 799 osa ära näinud Illar Kohv ei kujuta elu ilma õnneta ette. Vot niimoodi. Nii et esikaane teema. Ja siis ongi siin selline ilus lugu. Loo tegi ajakirjanik Sirje Presnal ja fotot tegi Stanislav Moskov. Nii et siingi on pildikene olemas. Ja siin on pildikesed Almast ja Alma Dublandist ja siis Laine Mägi, kes siin kehastas ajakirjanikku ja siis siin aastavahetuses, kus Reet Linna ilmus Laine unenäkku. Nii et esikaan. Nii et Õhtulehe esikaanel olen ma siis kolmandat korda. Esimest korda ma olin siis, kui 2003. aasta suvel Anne Veski mul käis külas Kokk-Tulepõttegrupiga. Teist korda ma olin Pimp TV aegadel, kui Anu Saagim käis külas ja nüüd kolmas kord siis on. Aga kõige naljakam on aga see, et ma kuulasin hommikul ka, te keerasin korra Elmari raadio peale ja kuulasin nende ajalehe tutvustust ja siis Elmari raadios oli sükene nali, et muidugi nad lugesid selle pealkirja, et kas Alma leiab endale uue austaja ja millal tahab ekraanil Lepikus Salme, aga Illar Kohv on jälle selle esikaane peal, seda ei nähtud. Nii et mis ma selle Elmari raadiole siis soovitan? Kas Elmari raadios on vaegnägijad vist, pimedad saatejuhid, et nemad ei näe lugeda kõiki asju, et ma ei tea, kas või panevad nad siuksed nagu pimedatel on vaegnägijad siuksed tumedad prillid, kas need ette sõnaga. Aga ma soovitaks sellist asja tegelikult, et kuulge head inimesed, et Elmari raadiot, kes te kuulate ja võtke kätte ja saatke Elmari raadiole 100 paari prille. Et nii nagu Jüri Ratasele saadeti 100 torti ja sõnaga siin mingil põhjusel, aga teie võtke kätte ja saatke Elmari raadio toimetusel Tartusse sinna 100 paari prille, et sõnaga, kui nemad ei näe lugeda Illar Kohvi nime ajalehest sõnaga, no siis pangu tõesti prillid ette sõnaga. Ja teine asi on see, et kuna see Elmari raadio poliitika on nii fekaalne, siis ma soovitaks neile sinna Tartusse toimetusukse taha suisa fekaali viia. No päris sükest, päris aisat fekaali. Et siis, näete, mulgi on siin kemmer, kus ajab sükene fekaal üle, et nii et jah, eks see fekaal on sükene kole ja see kaisev asi, eks ole, aga kui seal Elmari raadio see poliitika nii õudselt aiseb ja sõnaga, et nad ei suuda näiteks Illar Kohvi nime eetrisse lugeda ei siis, kui sa tervituskirja saadad, ega siis kui lehes on, et siis on tõesti nii, et kas kaks võimalust kokku või eraldi. Eks saatke Elmari raadiosse kas 100 paari prille või siis ehtsat aisat fekaali sinna ukse taha, et see kuluks täitsa ära selle poliitika eest, et ehk siis hakkavad neil see nii-öelda natuke siin midagi koitma, midagi mõistust ka nagu pähe tulema või niimoodi, et see ülbus hakkab ära kaduma sõnaga, et või kes on ikka loodud selliseks, ega siis nagu ütleks, nagu küürakad parandab ainult haud, et ma ei tea, mis selle Elmari raadio kohta öelda. Nii et jah, siukene asi. Nii ütlen mina, Illar Kohvinavalt.